ma olen ostnud mõned maailma haruldasemad ja surmavaimad kalad, sealhulgas $1000 väärtuses säga, hiiglaslikke eelajaloolisi koletisi ja selle Apa-Apoti nugakala, mida ma pidasin maailma kõige surmavamaks kalaks. Aga pärast edasist uurimist sain teada, et see polnud nii et ma jätkasin otsinguid ja mitte kaua pärast seda leidsin oma vastuse. Ja see on kivikala. 1200 mürgise kalaliigi seast maailmas on see kõige surmavam. Sellel on piisavalt mürki, et tappa inimene vähem kui tunniga. Ja see on sellepärast, et teil on keha peal 13 oga, millest igaüks sisaldab surmavat kogust mürki. Ja kõige hirmutavam osa on see, et sa ei pruugi seda isegi märgata. Nad on maskeerumise meistrid ja suudavad end kivideks maskeerida. Mida rohkem ma selle kala kohta õpin, seda paremini ma mõistan, miks ta nii surmav on. Ja kui te minust midagi teate, siis te teaksite seda. Mulle meeldib koguda kõige hullumeelsemaid kalu, et neid oma lemmikloomadena pidada. Ja minu järgmine sihtmärk on kivikala. Ja nüüd on küsimus, kuidas ma üldse ühe leian? Kas ma suudan seda lemmikloomana pidada? Kas see on üldse võimalik? Kas ma lähen vangi, kas see nõelab mind ja ma suren? Need on kõik väga head küsimused ja mul pole ühelegi neist vastust. Aga mida ma tean, on see, et selle video lõpuks saan ma endale kivikala, ükskõik mis hinnaga. Nii et ma teen veel uurimistööd, koostan tegevusplaani ja näeme mõne päeva pärast. Järgnevatel päevadel kogusin kivikala kohta nii palju infot kui võimalik. Ja mida rohkem ma selle kala kohta teada sain, seda enam mõistsin, kui ohtlik oleks seda omada. Ja ilmselt sellepärast ei leidnudki ma infot, kuidas seda pidada, aga see pani mind seda veelgi rohkem tahtma. Tahtsin olla esimene inimene, kes peab kivikala lemmikloomana, kuid sellega oli väike probleem. Sain teada, et kivikala on soolase vee kala ja kui sa ei teadnud, siis mul on ainult magevee akvaariumid, nii et see on probleem. Nüüd tahan selgitada, et on olemas ka riimveekala, mis näeb kivikalaga sarnane välja ja on samuti mürgine, kuid see pole kaugeltki nii mürgine kui päris kivikala. Ja sageli aetakse neid akvaariumikaubanduses omavahel segamini. Tahtsin lihtsalt rõhutada, et need ei ole samad kalad. Me oleme tegelikult ühe neist varem tunnelis kinni püüdnud, aga seekord tahame päris asja. Me tahame seda, kes võiks mind tappa, kui ta mind nõelab ja see tüüp seda ei tee. Aga see pani mind mõtlema, kas päris kivikala võib ka riimvees elada? Nii et ma uurisin natuke ja selgub, et on paar kivikala liiki, kes suudavad tegelikult elada riimvees. Kui sa ei teadnud, siis riimvesi on magevee ja soolase vee segu. Ja kui te vaatasite mu viimast videot, siis te teaksite seda. Me panime just oma esimese riimvee akvaariumi püsti meie uue konnakala jaoks. See tähendab teoreetiliselt, et kui me kuidagi leiaksime riimvee kivikala liigi, siis me võiksime seda tegelikult lemmikloomana pidada. Aga nüüd on mu mure selles, et ma ei usu, et neid kalapoest saab, sest miks nad peaksidki neid müüma? See on maailma kõige surmavam kala. Nii et jah, see ei tundu üldse seaduslik, aga proovida ju võis. Nii et me suundusime oma kohaliku lemmikloomapoodi, et otsida kivikala. Olgu, me oleme sees. Leidsin akvaariumi osakonna ja pean ausalt ütlema, et see polnud eriti suur ning ma ei näinud ühtegi surmavat kivikala. Aga ma nägin seda armsat väikest jõevähki. Jah, ta oli lahe, kuid kuna mul ei olnud õnne, otsustasin töötajatelt abi küsida. Mul oleks kiire küsimus, kas te müüte siin kivikalu? Ei, kivikala. Ei. Nii et jah, see oli täielik läbikukkumine. Aga ära muretse, mul on veel üks idee, mis on palju parem. Kui ma ei leia kivikala kalapoest, siis võib-olla, lihtsalt võib-olla, leian selle internetist. Ja pärast ühte kiiret otsingut leidsin veebilehe, kus müüdi kivikala. Ole nüüd palun. Oh, ei ole võimalik. Vaata, kivikala, soolase veekala müügil. See on lausa lillakat värvi. Siin on tõesti kirjas, et see on soolase veekala. Ma ei tea, kas me saaksime selle. Me otsime riimveelist sorti. Ma ei suuda seda uskuda. Nad müüvad päriselt kivikala, aga see on otsas. Kes ostab kivikala? Kes on nii hull, et ostab kivikala? Sul peab midagi viga olema. $450 kivikala eest. Okei, ma ikka jätkan. Osta ära. Me leidsime internetist kivikala, kuid keegi oli selle juba ära ostnud, aga see on hea märk, see tähendab, et neid on olemas. Nii et minu järgmine plaan on otsida läbi oma 3 lemmikkalapoodi internetis ja loodetavasti leiame endale kivikala. Ja esimesel veebilehel oli tohutult palju pööraseid kalu. Alustame oma otsingut ja sellel veebilehel on tõesti ägedaid asju. Huntkala. Siin on draakonnuga-kalu, arapaimaid, mis oleksid ebaseaduslikud, aga see tundub tõesti paljutõotav. Teate, ma ei tea, kas siin on kivikala. Kuid et asja põnevamaks teha, me ei osta ainult kivikala. Tänases videos
kõik teised hullumeelsed kalad, mida ma nendel 3 veebilehel näen, ostame ka ära ja teeme ühe suure lahtipakkimise. Nii et kerime edasi ja loodetavasti leiame midagi huvitavat. Mõned hullumeelsed kalad. Vaadake seda, kutid. Me leidsime selle Megalodoris arveni rapsau säga. See asi näeb hull välja. Ma mõtlen, vaadake seda vampiirkala. Statenoid. Iga kala on lihtsalt hull. Isegi kopsukala. Ma olen juba hunniku kalu oma ostukorvi lisanud ja ma ei kavatse teile öelda, mis need on. See saab olema üllatus. Me jätkasime veebilehel sirvimist ja nägime tõeliselt lahedaid kalu, sealhulgas ka väga kalleid kalu, mille olemasolust ma polnud isegi teadlik. Aga pärast kogu veebilehe läbisirvimist me kivikala ei leidnud, küll aga leidsime hulga teisi väga lahedaid kalu. Ja me ostame need kohe ära ning need peaksid paari päeva pärast kohale jõudma. Siis oli aeg teist veebilehte läbi otsida ja kohe nägime seda. XXL suuruses hiiglaslik karami, $22 ja $600. Kutid, kohe on näha, sellel veebilehel on tõesti ägedaid asju, nii et ma olen väga elevil, et edasi kerida ja vaadata, mida veel leiame. Mis pagan see on? Sellel Pitchetcheril on lõpused. Kas sa näed seda? Ma pole kunagi midagi sellist näinud, kutid. See on plaatina värvi Pitchetcher ja sellel on lõpused. Vaadake seda, ma tõesti tahan seda. Kuid see maksab $600 ja ma üritan praegu raha koguda. Juhuks, kui me leiame kivikala, siis ma võib-olla jätan selle ostmata, aga ma ei tea, võib-olla ostan ikkagi. Te näete ise, see veebileht oli siiani kindlasti minu lemmik. Peaaegu iga kala on midagi, mida ma pole kunagi varem näinud, nii et kui me üldse leiame kivikala internetist, siis just sellelt veebilehelt. Nüüd otsime nende kõige kallimate asjade seast. Ja vaata ise, XL linsi, seega $1300, Aludius Placo $1200, Platina Stiger labidasaba punase sabaga hübriid. Ma pole seda varem näinud. Mul on teile halb uudiseid, kutid. Teise veebilehega on nüüd ühel pool, me kerisime läbi iga lehekülje ja ei leidnud ühtegi riimveelist kivikala. Kuid täpselt nagu esimesed veebilehel on meil ostukorv olemas ja see on täis muid hullumeelseid kalu ning me ostame need kohe ära. Ja nüüd on meil jäänud veel üks veebileht ning kui me sealt kivikala ei leia, on mul ainult üks teine võimalus. 3. veebileht oli veidi pettumus. Ma ei näinud seal eriti muid hullumeelseid kalu ja neil polnud ka riimveekivikala. Nii et ma ostan sellelt veebilehelt ainult paar kala ja mõne päeva pärast peaksid kõik kalad 3 veebipoest kohal olema. Ja pärast seda, kui me kõik need kalad lahti pakime, on mul veel üks idee, kuidas kivikala saada. Ja kui see ka ei tööta, siis ma ei tea, mis veel aitaks, nii et näeme mõne päeva pärast. Ja 2 päeva hiljem jõudis lõpuks esimene kast kaladega kohale. Oh jumal, see on raske. Okei, see on raske, seal on palju kalu sees, püha taevas. Ma sain ka just aru, et ma ei tea, millisest poest see on. Nii et see võib olla esimene pood, võib-olla teine, võib-olla 3, aga me saame kohe teada. Ja kohe minu kõrval siin on meil väike akvaarium üles pandud ja kõik kalad, mis on karbis, kallame siia sisse. Nii saate te neid hästi vaadata. Hakkame pihta, ma olen nii elevil. Teate, me pole ammu internetist kalu tellinud. Olgu. Nii, alustame. 3, 2, 1, suur paljastus. Oh, siin on palju kalu. Issand. Siin on nagu 1, 2, 3, 4, 5. Ma arvan, et siin on 5 või 6 kotti kaladega. Alustame siit ülevalt. Oh, ma mäletan, kui ma selle kuti sain. Kas sa näed teda? See on väike beebi. Fahaka kerakala. Issand. Meil on fahaka kerakala, aga mitte nii väike. Ta oli liiga armas, et mitte osta. Vaata, kui pisike see fahaka kerakala on. Ma pole kunagi nii väikest näinud. See on nii lahe. Olgu, paneme ta akvaariumisse. Ja nii, väike sõber. Vaata, kuidas ta ujub. Oh, see on äge. Teie, kutid. Väike mage vee kerakala. See oli algus, vaatame, mis meil veel seal on. Mis see on? Oh, ma mäletan, vaata seda. See on mingi säga, ma ei tea selle nime. Ausalt öeldes ma unustasin, aga ma ei usu, et ma olen seda varem näinud, nii et ma pidin selle kindlasti võtma. Kui te teate, mis see on, siis kirjutage kommentaaridesse. Aga me hakkame neid kotist välja võtma, et te saaksite neid paremini näha. Aga see on tõesti lahe kala, vaadake. Vaadake neid mustreid, vaadake seda te kõik. Vau, see on tõesti lahe kala. Paneme ta akvaariumisse. 3, 2, 1. Vau, see on ülimalt lahe. Seal ta läheb. Oh, ta kohtub nüüd kerakalaga, väga hea. 2 on juba sees. Ma arvan, et selles kastis on veel 3 tükki jäänud. Ma arvan, et see oli esimene veebileht, kui ma ei eksi. Teine on minu arvates kindlasti parim, nii et ma ootan seda põnevusega. Mis kalad need on? Ma unustasin. Mul on need ka. Oh issand, jälle üks kala, keda ma pole kunagi varem näinud. Kas sa näed seda? Proovi neid hästi vaadata. Ma ei tea, kes te teate, mis need on. Mina ei teadnudki, et sellised üldse olemas on, aga oodake, kuni näete, kuidas need kalad välja näevad. Olgu, hakkame pihta. Vaadake seda.
Kuulge, mul on nüüd üks neist käes. Kas te märkate selle kala juures midagi imelikku? Helen, kas sa märkad midagi? Midagi on natuke imelikku. Ta on natuke merekaru moodi. Ei, see pole päris see. Sa ei tea. Oh jumal, kas tal on silmad? Ei, tal ei ole silmi ja neil ei peagi silmi olema. Neid kutsutakse pimedateks kooppakaladeks, nii et ma arvan, et nad elavad koobastes ja on aja jooksul kohanenud nii, et neil polegi silmi, sest neil pole neid vaja. See on lihtsalt uskumatu, teate. Ma mõtlen, loodus on hullumeelne ja see, et sellised olendid olemas on lihtsalt pöörane. Ja meil on neid 3 ja jah, ma pole neid kunagi varem näinud, aga neil polegi sõna otseses mõttes silmi. Siin läheb esimene akvaariumisse, vaadake seda. Siin läheb teine ja siin läheb 3. Nad on päris suured. Vaatame nüüd seda tüüpi. Oh jah, see on veel üks hea. Mul on neid varem olnud, mul on neid paar tükki veel alles, aga ma arvan, et neid kutsutakse delfiinsägalateks või ükssarviksägalateks. Nad on tõesti lahedad. Vaata selle sägala värve, vaata mustrit, üliäge kala. Lisame nad akvaariumisse. Seal ta läheb. Vinge ja viimane kutid on kõige suurem, mille me sääsime. Kõige suurem jääb viimaseks. Siin all on nüüd hiiglaslik pisher. Eelmises videos salapärase tiigi tühjendamisel. Siin oli paar pisherit, kuid selle juures on eriti lahe see, et ta on täiesti erinevat liiki kui kõik ülejäänud, mis meil on. Mul pole kunagi sellist olnud. Ma arvan, et neid kutsutakse Inlicherry pisheriteks. Vaata teda seal. See on sõna otseses mõttes dinosaurus. Kuulge, hakkame pihta. Vau, vaadake seda asja. See on nii äge, kutid. Nii et nüüd me võtame kõik need tüübid siit välja ja leiame neile kõigile kodud. Meil on palju tiike, palju akvaariume ja me leiame igaühele neist parima koha. Paneme nad sinna ja siis ootame teist saadetist. Me liisasime pisheri sellesse akvaariumisse. Ükssarvik säga läks siia akvaariumisse ja siis lisasime ülejäänud kalad, sealhulgas salapärase säga, pimeda koopakala ja väikese pahaka kerakala nende enda akvaariumitesse. Ja nüüd ootame, kuni teine pakk kohale jõuab. Kõik 3 peaksid täna tulema, nii et näeme teid siis. Oh jumal, oh issand. Ma arvasin, et esimene oli raske, aga see on palju raskem. Okei, see on kindlasti teine tellimus. Hästi, siin see on, kutid. Teine kast, ma olen selle üle tõesti elevil. Oh jah, alustame selle kutiga, sest see on kõige väiksem, aga ta on ikkagi väga lahe. Ma ei tea, kes te olete seda kala varem näinud, aga see siin on Baby Joe säga. Need on pärit Amazonast, kasvavad väga suureks ja on tuntud oma ülimalt agressiivse iseloomu poolest. Seega me ei saa ühtegi teist kala sellesse akvaariumisse panna, muidu ta sööbled ära. Oo, issand, ta on nii pisike. Vaata, kui lahe see on. Kui nad on beebid, siis neil on väga lahedad täpid ja mustrid, aga kui nad suureks kasvavad, muutuvad nad lihtsalt ühtlaselt tumeroheliseks. Nii, nüüd ta läheb akvaariumisse. Oh, see on nii lahe. Baby Joe säga, üks haruldasemaid sägaliike, mida saab osta. Oh, issand, vaata neid nüüd. Me oleme neid varem püüdnud ja ma sain teada, et need on apogoni säga ning nad kasvavad tegelikult kuni 4 jala pikkuseks. Ma arvan jah, nagu sa näed, nad on sõna otseses mõttes sillerdavad. Nad on väga lahedad ja väga haruldased säga, neid ei näe ka tihti. Vaata seda, vaata neid värve, neil on lihtsalt sinist ja lillat. Seal ta läheb ja nagu ma ütlesin, meil on neid 2, nii et teine läheb nüüd akvaariumisse. See on äge, 3 kala siiani. Lähme edasi ja siit läheb asi ainult pöörasemaks. Oh, ma mäletan seda. Oh, tundub, et kott lekib natuke. Tänu jumalale, et ta on ikka veel elus. Aga see siin on väike albiino Aasia punasaba. Tegelikult on meil tiigis minu selja taga üks suurem, aga mulle meeldivad need nii väga. Nad on ühed mu lemmikkaladest. Kui ma seda kutti nägin, teadsin, et pean ta endale saama. Ta on nii armas. Vaata kui lahe. See on nii kollane, nagu puhas kuld. Nii, nüüd akvaariumisse. Väga hea, läheme nüüd selle kutiga edasi. See on veel üks pishir, kuid nagu näha, on see albiino pishir natuke haruldasem. Ja ta on tegelikult päris suur, ma mõtlen, vaata seda, see on tõesti suur, vana piitser. Nii, ta läheb akvaariumisse. Nii, nüüd, need järgmised 2 kala on tõesti lahedad. Vaatame nüüd selle kuti üle. See on tegelikult tsiklid, aga see on tõesti ilus tsiklid ja mul pole kunagi varem sellist olnud. Oh issand, oh jumal, püha taevas, kas sa näed seda? See on kõige ilusam kala, mida ma kunagi näinud olen. Kas teie näete ka? See siin on üks geofaaguse liik. Ma arvan, et seda hääldatakse Saveni geofaagus ja nad on ühed kallimad geofaagused. Ja te näete, miks. Ma mõtlen, vaadake neid värve. Ja see on veel siis, kui ta on stressis. Ta on olnud karbis ja näeb ikka nii ilus välja. Vaadake seda. See on tegelikult kõige ilusam kala, mida ma kunagi näinud olen. Tõeliselt kaunis. Nüüd ta lähebki ujuma. Minu arvates jätsime parima viimaseks. Kirjutage kommentaaridesse, milline oli teie lemmik, aga järgmine on kindlasti minu oma. See siin, ma olen kindel, et paljud teist juba teavad, see on Kunchi säga.
Okei, mulle meeldivad kunšisääga, mul on üks hiiglaslik albiino. Mul on neid mitu ja nad on kuulsad selle poolest, et kasvavad väga suureks ja muutuvad nii agressiivseks, et nad on tuntud selle poolest, et söövad Indias inimesi. Okei, need on sõna otseses mõttes inimese sööjad. Ma nägin seda kuti veebilehel ja teadsin, et pean ta endale saama. Ei saa jätta kasutamata võimalust saada veel üks kunšisäga ja see on tegelikult päris suur. Lisame ta akvaariumisse, läkski, ta on päris särtsakas. Vaadake seda, kutid. Me saime sellest tellimusest nii palju kalu, nii palju ilusaid kalu, nii palju haruldasi kalu ja jah, see oli hullumeelne. Vaadake neid kõiki. Nüüd teeme sama, mis esimese tellimusega. Viime nad nende uutesse kodudesse ja siis on meil veel ainult üks tellimus jäänud. Aga ärge arvake, et ma unustasin kivikala ära, kutid. Me otsime seda ikka veel. Ja nagu ma ütlesin, mul on veel üks idee ja see võib töötada, aga võib-olla ka mitte. Te peate lihtsalt ootama ja vaatama. Olgu, vaadake nüüd, kutid. Me lisame selle geofaagi siia akvaariumisse, vaata kui ilus ta on ja lisame siia ka kunšisäga. Meil on juba mitu tükki, nii et tal on siin sõpru. Lähme, sina ka, sõber. Oh, ta on valmis minema. Ja pärast ülejäänud kalade ärapanemist jõudis lõpuks kohale viimane pakk. Nagu ma ütlesin, selles pakis on kõige vähem kalu, kuid need, mis me saime, on päris ägedad. Vaadake seda. Te kõik. Praegu näen ma ühte seal all. Ta on elus. Kus on teine? Ma tean, et sain 2. Ah, seal ta on. Oh, issand, vaata. Oh, ma olen selle üle nii elevil. Teiega on kõik korras. Meil on kokku 2 kala. See siin on kuldne hiidkurammi. Need tüübid on tõesti lahedad ja nad kasvavad väga suureks ning ta on juba praegu korraliku suurusega. Ta on umbes mu käe suurune, nii et paneme ta nüüd akvaariumisse. Vaadake seda ilusat kala. Ja nüüd on meil siin veel üks, kuid see on tõesti hea isend. Teate, mulle meeldivad punase sabaga säga. No seda siin nimetatakse fantoom punase sabaga sägaks. Meil on juba plaatina säga olemas ja nüüd on meil ka fantoom. Erinevus seisneb selles, et need tüübid on veidi roosakamad. Näete, tal on natuke roosakat tooni, ta on veidi läbipaistev. Plaatinad on lihtsalt täiesti valged. Oh, issand, vaata kui lahe see kala on. Wow. Nüüd paneme nad nende uutesse kodudesse. Fantoomi paneme kindlasti plaatinaga kokku. Sellele hiidkuramile on mul ideaalne koht olemas. Lissame ta karantiinitiiki, sinna ta läheb ja fantoomi paneme sellesse akvaariumisse, sinna ta läheb. Kui vaatad vasakule, siis plaatina punase sabaga säga peidab end just seal, nii et nüüd on meil ka fantoom olemas. See oli vinge. Ja nüüd, kutid, on aeg minu viimaseks katseks saada endale kivikala. Proovisime kalapoode, proovisime internetti, aga nüüd, kutid, peame nüüd appi võtma pimeveebi. Kui ma tegin uurimistööd kivikala kohta, sattusin internetis ühe kummalise postituse peale. Ja põhimõtteliselt oli see kamp inimesi, kes rääkisid kivikalast. Ja keegi vastas sellele ning ütles, et tal on kivikala ja ta tahab selle nüüd maha müüa. See ei ole veebileht, see ei ole päris kalapood. See on lihtsalt mingi tüüp, kes tahab kivikala müüa, nagu ta ütles. Ta on nõus selle eest $700 võtma ja saadab selle ükskõik kuhu maailma. Põhjus, miks ma selle viimaseks jätsin, on see, et ma ei tahtnud seda teha, sest see on kahtlane. Ma mõtlen, et mind võiks kergesti petta, aga ma kavatsen selle siiski ära teha. Aga mis annab mulle natuke lootust, on see, et ta tegelikult postituses tegi oma kivikalast pildi, nii et ma tean, et tal on see olemas. Küsimus on lihtsalt selles, kas ta tegelikult saadab selle mulle või mitte. Aga ma võtsin temaga ühendust ja küsisin, kas ma saaksin selle osta, kui see on veel saadaval. Ja ta ütles, et see on ikka veel saadaval. Nii et ma olen kohe saatmas talle $700 kivikala eest. Kas ma peaksin seda tegema? Ma olen hirmul, ma olen närvis. 3, 2, 1. Ma tegin selle ära. Ma just ütlesin, ma just saatsin suvalisele inimesele $700. Ma ei tea, mis video see praegu on. See on päris hull ja järgmine kord, kui mind näed. Loodetavasti on meil siis värsket infot meie kivikalast, kas me saame selle või mitte, nii et näeme teid siis. Pärast selle inimesele $700 saatmist kivikala eest ootasime üle nädala ja poole ning me ei kuulnud temast midagi. Ma arvasin, et mind peteti kindlasti ära ja ausalt öeldes loobusin sellest videost ning arvasin, et ma ei saa kunagi kivikala. Aga siis täna sain oma välisukse kaameralt teavituse. Kui ma läksin vaatama, märkasin oma välisukse ees tõeliselt kõhedat kasti. Nüüd ei ole võimalik teada, kas see on tegelikult kivikala, enne kui me selle avame, aga igaks juhuks panen ma selle selga. Me peame praegu eriti ettevaatlikud olema. Ma ei tea, mida sa arvad, et ma nalja teen, sina naerad. Pärast varustuse selgapanekut läksime välja, et pakki uurida. Olgu, ma kriipsutan oma aadressi maha, et keegi teist mind üles ei leiaks. Kui kaua sellest juba möödas on? Peaaegu 2 nädalat või midagi sellist, kui me sellele inimesele raha saatsime. Sain kaamerast teavituse, vaatasin ja nägin, et see asi istub siin. Ma ei tea, kas sa saad aru, aga see ei ole tavaline kast. Ma mõtlen, mis see on?
see on nagu ohulint, ma ei tea, mida sellega teha, ma ei taha seda isegi avada, ma kardan, ma olen praegu päriselt hirmul. See võib olla ükskõik mis, okei, ja kui see on kivikala, siis on see veelgi hirmutavam, nii et avame selle asja ära. Sa kuuled seda, eks? Pole vett. See ei kõla millegi erilisena. Ei, oota, ma just sain aru, et siin on midagi. Ta ilmselt mõtleb lihtsalt, et okei, ma ei tea, mida teha. Kuulge, meil on see igaks juhuks valmis pandud. Ma olen natuke hirmul, ma olen veel rohkem hirmul. Sellepärast mul need kindad käes ongi. Ma olen praegu tõesti närvis. Mis siis, kui ta pani siia lihtsalt näiteks kuldkala, tead? Okei, oh jumal, mis see on? Kas see on mingi sedel? Kas see on mingi sedel? Sa teed nalja, ma kardan. Aga mis siis, kui seal on kirjas midagi sellist nagu, sa lähed palvetama? See on minu jaoks tagurpidi. Mis siin kirjas on? Mis seal on? Oh jumal. See on nagu plekkpurk, vaata. See on ämber või mingi plekkkarp kohe seal. Sa näed seda? Äärmiselt surmav. Tule nüüd. Helen, see on nali. Äärmiselt surmav. Ära puutu seda kala. Kui saad piste, helista 911. Kas sa teed nalja? Ma tahaks teid ära võtta. Ei, mul on vaja nende üle kontrolli hoida. Olgu, vaatame kõigepealt, mis see on. Ma ei taha seda teha. Ma olen praegu nii hirmul. Ma arvan, et sa peaksid kindad tagasi panema. Helen, sina tee seda. Mina teen seda. See on raske. See on, jumal. Okei. Sa lõid teda. Kas sa kuulsid seda? See on vesi. Ma tahan vett. Jumal, siin sees on vesi. Poisid. Okei, see on hea. See on hea märk. Valmis, ma hakkan selle avama. Jumal, sul on kott. Ma nägin seda, ma nägin kotti. See on tegelikult hullumeelne. Sul pole aimugi, kui kaua selle video tegemine aega võttis. Me oleme proovinud seda videot teha juba 2 või 3 nädalat. Okei, ja nüüd ongi see käes. Kui see ei ole kivikala, siis me ei saa seda kunagi kätte. See pole lihtsalt võimalik. Valmis, 3, 2, 1. Jah, see on kott, see on vesi sees. Kas sa näed midagi? Ei, ma ei näe midagi. Oota, ma ei suuda enam. Sa arvad, et see on nali? See tegelikult ehmatus mind, kui ma ütlesin, ma näen midagi. Ma arvan, et ma olen nii hirmul praegu. Sa peaksid kindad tagasi kätte panema. Jah, sest kui see on kivikala, siis võib see selle väikese kilekoti kaudu mind kergesti läbi torgata. Oh jumal, Helen, mis see on? See liigub. Oh jumal, see on... Ma arvan, et see on kivikala. Ma arvan, et ma pean selle välja võtma. Helen. Oh jumal, Helen, see on kivikala. Issand, ma arvan küll, see on see. See on see, mida me pildil nägime. Issand, jumal. Ma sain kuradima kivikala. Jah, kutid, see on praegu ikka suur värk. Ma arvan tõsiselt, et me oleme esimesed inimesed, kes on kunagi teinud video, kus teil on kivikala lemmikloomaks. Vaadake seda, see ongi see. Ma olen praegu šokeeritud. Okei, avame koti ettevaatlikult, astuge eemale. See on hirmutav, sest ta võib rapsida, võib ringi viskuda ja siis lihtsalt okaga meid torgata, tead küll. Ma arvan, et me peaksime ta lihtsalt siia välja kallama. Kõigepealt, ta näeb hirmu äratav välja. Jah, issand jumal, püha taevas, see on hullumeelne. See on hullumeelne. Vaata selle silmi, mis on pea peal. Vaata neid uimi, vaata, see on tegelikult nii ilus, sa näed otse kohe neid ogasid. Just need kannavad mürki. Nii et me tahame sellest eemale hoida. Ma tahan selle üles võtta. Ei, ma tunnen, et peaksin. Kas sa oled loll? Ma tahan. Ta näeb sõbralik välja. Oh jumal, oh jumal. Oh jumal, sa sured ära. Mul on kindad käes, Helen, ma sain ta kätte. Oh jumal, oh jumal. Ma hoian praegu kivikala käes. Ma hoian käes kuradima kivikala. Mis toimub? Need kivikalad võivad elada kuni 24 tundi veest väljas, sest nad hoiavad vett lõpustes. Väike huvitav fakt teile. Oh jumal, poisid, ärge tehke seda. Oh jumal, ärge proovige seda kodus, nagu teil üldse oleks võimalus seda kodus proovida. Ma ei tea. Vaadake tema silmi, mis on pea peal, ja vaadake ogasid, mis jooksevad mööda selga, just seal. Nendes ogades on piisavad mürki, et kui ta mind torkaks, oleksin ma tõenäoliselt umbes tunni aja pärast surnud. Ja sina hoiad seda. Ma ei suuda uskuda, et mul on see nüüd lemmikloomana. Ma arvan, et me paneme ta nüüd akvaariumisse. Kuulge, see on hullumeelne. Palun pange sellele videole like. See oli hullumeelne ja ma ei arvanud, et see juhtub, aga siin me nüüd oleme ja meil on kivikala olemas, sõbrad. Nii et see ongi akvaarium, kuhu me kivikala paneme. Ma arvan, et varsti kujundame selle ümber ja teeme selle tõeliselt ilusaks. Praegu on siin ainult väike konnakala ja tema elab samuti riimvees, nii et see on tõesti ideaalne. Olgu, ma arvan, et ma ei taha riskida. Ma arvan, et me lihtsalt kallame selle vee sinna sisse, sest ma ei taha teda uuesti kätte võtta. Olgu, sõber, mine nüüd. Oh jumal, 3, 2, 1.
oh issand, ta näeb seal nii hea välja. Mida ta teeb? Kas ta üritab ennast sisse kaevata? Oh jumal, just seda ta teebki. Ta üritab end praegu liiva sisse matta, et juba maskeeruda. 2 sekundiga, vaata seda. Ta maitis oma uimet sinna alla ja näed, tal on ogad valmis. See tähendab, et ta tunneb end ohustatuna, ma arvan, ja kui sa talle peale astuksid, võiks ta sind tappa. See on hullumeelne. Ma ei suuda uskuda, et me selle tegelikult ära tegime, kutid. Ma arvan, et me jätame ta nüüd ülejäänud päevaks rahule ja hüppame nüüd 2 päeva edasi. Ja ma annan teile värskenduse kivikalast ning me proovime neid ka toita. Kivikalad on tuntud kui varitsuskiskjad ja oleks päris lahe näha, kuidas üks neist sööb. Näeme 2 päeva pärast, kutid. Nüüd, kui kivikala on sisse elanud, tahtsin ma midagi katsetada. Kivikalad on tuntud oma maskeerumisvõime poolest ja nad suudavad kergesti ümbritsevaga ühte sulanduda. Kui ma panen sinna mõned söödakalad, kas nad üldse märkaksid, et seal on kala, kes neid aktiivselt jahib? Ja nad lähevadki vaatame, kas... Oh, see oli kiire. Kivikala jäi liikumatuks ja ta istus end kivide vahele. Ma olin üllatunud, et kalad ujusid temast otse mööda. Neil polnud tõesti aimugi, et see oli kala. Aga kuna kivikala ei ole eriti kiire ujuja, siis ta ootas täiuslikku võimalust rünnata. Ja pauh! 30 sekundi pärast haaras ta oma esimese kinni, seematas isegi mind. Kaamera taga oli näha, kuidas ma võpatasin. See oli nii kiire, et kui oleksid pilgutanud, oleksid sellest ilma jäänud. Vähem kui minutiga. Ta suutis ka ülejäänud kätte saada ja see üllatas mind, sest nad just nägid, kuidas nende sõbrad ära söödi. Siiski oli kivikala maskering nii hea, et neil polnud ikka aimugi, kus ta oli. Aga kuna meil on siin ka konnakala, veel üks varitsuskiskja, otsustasin ma lisada veel mõned kalad, et ehk saab tema ka mõne kätte. Kuid üllatuslikult jõudis kivikala temast ette. Ta suutis alla minuti jooksul haarata veel 3 kala. Kokku sõi ta 6 kala, pilgutamata silmagi. Ja see tõestab, et kivikala on maskeerumise meister, eriti ülevalt vaadates. Ma tõesti ei suutnud aru saada, et kivikala seal üldse oli. Ja kui ma looduses mõnele otsa satuksin, ei märkaks ma seda kindlasti. Ja kui ma sellele kogemata peale astuksin, võiks olla surmav. Noh, kutid, ma arvan, et võib julgelt öelda, et see oli siiani kõige hullumeelsem kalade ostmise video, mis me kunagi teinud oleme. Kommenteerige allpool. Mida te arvate, mida me järgmisena ostma peaksime? Ja jah, ma arvan, et ma proovin nüüd välja uurida, kust saada kivikala vastu mürki. Igaks juhuks, teate küll. Aga jah, kutid, kui teile see video meeldis, siis palun pange seal all like ja tellige kanal. Näeme teid järgmises videos. Olge tublid!